Täna me oleme jõudnud olukorda, kus kunagi omandatud kutse- või ülikoolikraadist ei pruugi enam piisata selleks, et tagada töökoht terveks eluks. Sestap on ka aina enam inimesi pöördunud kas täiend- või ümberõppe teele, kuid see teekond ei pruugi olla väga lihtne ja võib olla ka täis sisemisi kõhklusi. Teile julgustuseks räägib nüüd oma loo Tarmo, kes õppis Kokast IT-projekti juhiks. Algselt ma töötasin üle 10 aasta Kokana ja selle karjääri lõpupoole ma siis tegin Koka paberid ära. Et algselt töötasin iseõppinuna. Läksin õppima Kokaksis ja seal õppimise käigus avastasin, et õppimine mulle meeldib ja tekkisid uued huvid. Ja siis, kui see haridustee sealt läbi sai, siis juba vaatasin järgmist. Ja nüüd veidi hiljem, paar aastat läksin edasi õppima magistrisse. Õppisin juhtimist ja turundust TalTechis, et ennast veel tuleviku kindlamana hoida ja uusi teadmisi omandada. Aga öelge, kui raske see tegelikult on ka vaimselt võib-olla teha selline karjäärivalikus täielik kannapööre? Eks ta kerge ei ole, aga see kõige raskem osa on just see minek. Et kui natukene aega juba olla koolis, tekivad seal uued tutvused, maailm avardub ja on väga-väga põnev. Täiskasvanute osalus elukestvas õppes on Eestis viimase 10 jooksul märgatavalt kasvanud. Kasvu taga on nii muutunud tööturg kui ka paremad võimalused õppida. Oskused aeguvad kiiremini, tööandjate ootused muutuvad ning üha enam inimesi näeb õppimises võimalust oma tööelus paremini toime tulla. Karjääris edasi liikuda või vajadusel eriala vahetada. Eesti täiskasvanud on järjest rohkem elukestva õppe usku, et meil on viimastel aastatel see osalusindikaatorid kõvasti kasvanud, et me oleme jõudnud selleni, et ligi 24% täiskasvanutest, kui nendelt on küsitud, kas te olete viimase 4 nädala jooksul midagi uut õppinud, siis on vastanud jah. Ja viimastel aastatel on mõnevõrra näha ka seda, et erineva taustaga täiskasvanud õpivad järjest rohkem ja need lõhed on mõnevõrra vähenenud. Aga ei saa mainimata jätta seda, et meile vaatab vastu see pilt, et rohkem õpivad kõrgharidusega inimesed, õpivad naisterahvad ja eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Ka Eesti kõrgkoolid näevad, et elukestev õpe on üha populaarsem. Ülikoolides moodustavad 25-aastased ja vanemad õppijad kõrghariduse esimeses astmes ligi 1/3 sisseastujatest. Sarnane trend on ka magistriõppes, kus viimasel 10 on pea 2-kordistunud 35+ vanuses sisseastujate osakaal. Viimaste aastate jooksul meil on stabiilselt olnud täiendõppes kuskil 11-12 000 inimest. See arv ei ole muutunud, aga mis on muutunud, on täiendõppe maht, et kui veel 5 aastat tagasi meil oli rohkem selliseid lühikesi kursuseid, siis nüüd on see maht mitmekordistunud. See tähendab, et inimesed tulevad ja võtavad näiteks mikrokraadi, mis kestab 1 semestri, võib-olla isegi 2 semestrit. Nad on palju kauem ülikoolis. Tööturg muutub väga kiiresti, on vaja uusi teadmisi, on vaja uusi oskusi. Möödas on see aeg, kus inimene läks tööle ja töötas ühel ametikohal terve elu. Inimesed tahavad muutusi, tahavad midagi uut oma ellu. Ja kolmas põhjus on, väga tore põhjus, on eneseareng. Järjest rohkem on neid inimesi, kes tajuvad ja väärtustavad õppimist terve elu jooksul. Elukestva õppe populariseerimiseks tehakse järjekindlalt toetavaid tegevusi ning 2030. aastaks on seatud eesmärk, et vähemalt 1/3 Eesti täiskasvanutest osaleks regulaarselt õppetegevustes.